Jah, ma arvan, et ma võib-olla 90ndate alguses võin öelda, et ma teadsin teda, mida aasta edasi seda rohkem teadsin ja täna ma võiks muidugi öelda, et ma tunnen teda. Ja mul on väga hea meel, et on üks väga tõsiselt võetav kandidaat ja seda korda just naine. Kui me vaatame tagasi valimiskampaanian ja presidendi valimisteks, siis need kaks naist, Mailis Reps ja Marina Kaljurand, tõid ju sisse teemasid, tõid sisse meedet, mis huvitab iga inimest Eesti igas külas. Meeste jutud on teised, meeste mõtted liiguvad ühes suunas, naiste mõtted liiguvad avaramalt. Nüüd, kui Kerstit iseloomustada, ta on väga tõsine töötegija, tahtsin öelda töömees, mõtleke, töönaine pole eesti keeles isegi sõna. Väga tõsine töötegija Euroopa Parlamendis ja kontrollikojas, väga hinnatud. Tema jutt ei ole laiali valguv, tema jutt ei ole niuke bla bla bla, midagi räägin, ta räägib konkreetsest asjast, millest sellel hetkel rääkida on vaja, oskab visata ka nalja, on hea pereema, on kena, noor naine. Lühidalt 3 punkti, millest ta teid eriti imponeerib? Ma võib-olla ütleks seda, et esiteks on ta väga inimlik. Kui vaja, näeb ta kaugemale oma töökaustadest, aga need töökaustad on põhiliselt ju audiitori kaustad või kontrollikoda, mis vahet seal on. Näeb ta sellest kaugemale, ta on huvitav vestluskaaslane ja ta on väga tark. On teil midagi tuua välja või oma mälust midagi rõõmsalt naljakat seoses temaga? Ei tea, ega ma teda ju iga päev ei kohanud, aga praegu tuleb vast silma ette see, kus ta lehvis mööda parlamendi koridori, ekskalaator parasjagu ei töötanud, oli vaja alla pääseda, sest tema 2 väiksemat last ootasid teda parlamendi ees, kas kool oli varem lõppenud või midagi sarnast. Jaki õlmad lehvisid, see oli nii kui lendav ingel. Tavaliselt ta käib oma portfell või mapp tõsiselt kaenla all, vastab ühes keeles, teises keeles vasakule ja paremale, aga see oli nii inimlik, kui üks naine jookseb oma laste juurde, silmas säär, naer, silmas rõõm. Seal te mu kullakesed olete.